Tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus iga teine auto linnapildis evib enam kui 300 hobujõudu ja 0–100 aeg 5 sekundit ei pane kellegi silmagi pilkuma. Cupra Ateca on selline auto, millega on lollikindlalt lihtne kiiresti sõita. Seevastu siin on 2 autot 15 aasta tagusest ajast, mis olid juba omal ajal täiesti hullumeelsed ning millega kiiresti sõitmiseks tuleb tõsiselt vaeva näha. Selleks, et näha, mis 15 aastaga muutunud on, oleme tulnud Tabasalu kardirajale. Niiviisi kiiresti sõiduks, siis säärased ettevalmistused mootor käima, sõidurežiim Cupra peale, siit natukene näperdamist ja ESC Sport. Mina olen valmis. Ühesõnaga, Cupra Ateca on mõistlikult kiire ning temaga on ka üpris lihtne kiiresti sõita. Lisaks sellele on ta ka mugav. Kui sulle meeldib selline masin, millega ei pea eriti vaeva nägema, et kiiresti liikuda, siis on see tõenäoliselt sulle. Kui sa ka otsid emotsiooni, siis minu jaoks jääb Cupra Atecal sellest puudu ja mina võtaksin igatahes ühe vana legendaarse klassiku.